te olete jõudnud kuulama Tervisetasku saadet. Täna on meil külas üks Eesti Human Designi juhtfiguur, kaunis, särav ja ainulaadne Elena Koit, kes tuleb ja räägib täna natukene sellest, mida ta teeb ja kuidas me kõik saame Human Designi kasutada, et enda kõige parema minani jõuda. Tere, Elena! Tere minu poolt ka ja suur aitäh, et sa mind niimoodi kenasti külla kutsusid. Elena, kui keegi praegu esimest korda üldse kuuleb sõna nagu human design, siis kuidas sa seda sõna hakkaksid neile lahti mõtestama või mis see täpselt on? See on tõenäoliselt üks küsimus, millele ma olen kõige rohkem vastanud viimaste aastate jooksul, et mis asi on human design ja see on üks nõmedamaid küsimusi, mida minu käest küsida, sellepärast, et kui ma hakkaksin sellele vaata hästi teoreetiliselt vastama, et selline 87. aastal loodud eneseavastuse süsteem, mis näitab, kuidas sa loomulikult toimid ja milline on su eripära, vaata siis see kõlab kuidagi hästi selliselt, ümmarguselt. Et mul on tavaliselt meeldinud human designist rohkem rääkida niimoodi, et ma panen kohe vaata mingi praktilise seose juurde. Sellepärast, et sellised erinevaid, isiksuse tüüpidest oleme me kõik kuulnud, on ju. Et human design on teatud mõttes nagu sarnane justkui erinevatele sellistele isiksuse tüübi teooriatele. Ainuke erinevus on siis selles, et me ei kasuta human designis mitte neid andmeid, mida sa ise enda kohta ütled. Ehk siis, et sa ei vasta mingitele küsimustele, on ju, ja siis sealt ei joonistu välja see siuke sinu olemuslik tüüp. Vaid, et seal toimub kalkulatsioon sünniandmete põhjal. Ja siis sisuliselt, nii kui sa paned sisse oma sünniandmed, siis sa saad ühe sellise pildi koos lisainfoga. Ja alguses see kõik tundub selline parajalt segane, et mingisugune siuke elukas või mingisugune siuke tüüp on ju, ja siis seal on sellised kolmnurgad, kuubikud, ringid ja mingid väga kummalised terminid, mingisugune energiatüüp on ju, ja siis on seal mingi sõna taga. Aga tegelikult tegemist on süsteemiga, mis saab aidata sul näha ennast teise küljelt. Ja mulle tegelikult, mida enam aeg edasi, seda rohkem meeldibki see, et human design mängib selliste võõraste terminitega ja on midagi nagu täiesti, teatud mõttes hästi loogilist, aga samas ebaloogilist, et sealt on võimalik saada selline täiesti teistsugune perspektiiv sellele, kes sa oled. Ja tihtipeale tuleb sealt hästi palju sellist äratundmist, et see, mida ma enda kohta olen arvanud või mida mulle on minu kohta räägitud, nii-öelda milliseks mind on kasvatatud, ei ole päris see, kes ma olen ja kuidas siis nagu justkui tulla sellest raamide, normide maailmast tagasi iseenda juurde. Kui keegi tahabki nüüd seda kaarti kohe näha, siis kus seda üldse näha saab või mida inimene peaks tegema, et praegu sellega algust teha kohe seda saadet vaadates, panna pausile ja näha, mis temaga toimub? Minu humandesign.ee /kaart või lihtsalt saab minna minu kodukale ja seal on küllaltki kohe näeb seda kohta, kus saab kaardi teha ja tegelikult koos selle kaardiga on võimalik täitsa tasuta alla laadida ka siuke väike nagu kokkuvõtlik PDF, kust siis saab sellises võib-olla lihtsamas inimkeeles kohe natuke sellist tausta ka, et mis mida tähendab ja ma olengi innustunud, et alustada just kuidagi nagu pigem mitte teoreetiliselt, et ei hakka uurima, mis asi see süsteem on, vaid et tee ära kaart ja viska pilk peale sellele, mida sa enda kohta näed ja vaata, mis sind kuidagi nagu kõnetab. Et ilmselgelt mitte ükski selline süsteem või lähenemine ei sobi kõigile. Aga et kui midagi juba kõnetab, siis sealt tasub hakata edasi uurima. On seal ka paremaid või halvemaid variante, mida saada või näiteks, kui sa ise oled nüüd ema, et siis kas sa arvutasid ka, et millal sa ei taha, et su laps sünniks või et kuidas sellega? No ema oleme olnud tänaseks 16 aastat ja human design jõudis mu ellu 11 aastat tagasi, mis tähendab seda, et mu laps, et seda kalkulli ma ei teinud. See on hästi hea küsimus, sellepärast, et siis, kui mina esimest korda human designiga kokku puutusin ja siis, kui ma sain teada, alustuseks 11 aastat tagasi, aastal 2015, sellist infot human designi kohta oli ülivähe. Et seda nagu tasub alati kuidagi mainida, et täna on nagu hästi palju vaata erinevaid allikaid, erinevaid lähenemisi, tollal oli valdavalt 2-3 kohta, kus sa infole ligi said.
ja siis, kui ma tegin enda kaardi ära ja miski hästi kõnetas mind, aga mul oli ka samas nagu hästi palju seda sükest vastuolu, et okei, et mingid asjad nagu hästi kõlavad mulle omaselt, ma tunnen ennast siin ära, aga samas mingite asjade koha pealt mul ikka lõi hästi errorisse, et oota, aga no ei saa olla nii. Ehk siis mina olen energiatüübilt human designi kohaselt generaator, mis on siis, noh, tead, meid selliseid generaatorid, manifesteerivaid generaatoreid statistiliselt on 70%. Mis tähendab seda, et esimene asi oli see, et oodake, mis mõttes ma ei ole üldse eriline. Noh, et nagu minu suguseid on nii palju, on ju. Siis järgmine asi, mis mulle kõlama jäi, noh, et generaatorid on ju tulnud siia selleks, et teha tööd. Ja ma tolles hetkes olin kohas, kus ma tegin hästi palju tööd, ma olin hästi rahulolematu ja päris paljuski tõenäoliselt orjastasin iseennast, noh, tead ju küll, kuidas meil see orjapidaja elab peas, on ju. Ja ma olin ikka nagu väga pettunud, nagu selles mõttes, et noh, mis mõttes, et kusagil on mingi universaalne loterii ja siis ma saan nagu mingi, see on tavaline. Ehk siis mina alguses olin hästi pettunud, sest et mina arvasin, et hullult lahe oleks energiatüübilt olla manifestor, noh, ehk siis teda algataja, on ju. Sest et mind kasvatati ka ikkagi ju, noh, tead, make it happen. Et kui sa tahad, et midagi elus juhtuks, võta ennast kokku, mine tee ära. Ja ma olin nagu väga-väga pettunud, et mis mõttes, et nagu ma tahaks see tüüp olla. Ja minu laps on energiatüübilt manifestor ja tegelikult see, et mu laps on manifestor, panustas hästi palju sellesse, et ma tegelikult human designi nii väga süvenesin ja et ma seda üldse kuidagi jagama hakkasin. Et oli vaata sellises magusas 5-aastases vanuses, on ju. Ja tema puhul, lapsed on vaata hästi ausad. Ja tema puhul ma väga hästi nägin seda algatamise värki ja kõike seda. Ehk siis tegelikult ei ole. Ja alguses, see on selline hästi õige küsimus, sellepärast, et meid on õpetatud alati võrdlema, on ju. Meid on tegelikult ju väikesest peale kõiki võrreldud. Ja alguses, mida ma olen märganud, hästi paljud inimesed teevadki seda, et ma vaatan, kes ma olen, ma vaatan, kes teised on, ja siis ma hakkan võrdlema. Noh, et kui palju mul on värvilist või kes mingisuguselt tüübilt on. Et tegelikult eesmärk ei ole mitte nagu, noh, mis on parem või mis on kehvem, vaid jõuda lähemale sellele, et sina ja sinu eripära. Ja mille poolest tegelikult sina erined ja kuidas sa loomulikult toimid. Et kuidas võiks elu justkui olla selline, ma ei taha alati öelda kergem, on ju, aga loomulikum. Mis sa arvad, kuidas see nii on, et sünnikuupäeva või sellise info põhjal on võimalik inimese kohta päris mitut asja öelda? See on hästi hea küsimus, skeptik minus oli alguses ka siuke, et siuke traditsionaalne astroloogia mind nagu väga ei kõneta, noh, tead, kogu see horoskoopide värk, on ju. Aga mõtlen, kuidas sellele küsimusele hästi vastata. Üks asi on uskumine, teine asi on siuke kogemuslik pool, on ju. Et mul endal oli selleks hetkeks juba päris palju kokkupuudet, noh, nii siis selliste traditsionaalsemate lähenemistega, kui siis ka alternatiivsemate lähenemistega. Ja mind ennast oli tegelikult juba päris palju kõnetanud see, mis mu enda astroloogilisest sünnikaardist kuidagi välja tuli, on ju. Ja see on nagu huvitav, et me millegipärast arvame, et see, millal me sünnime, on kuidagi hästi juhuslik, on ju. Ja samas, kui hakata nagu natuke kuidagi välja suumima, siis me hakkame aru saama, et noh, meie vanemad ja see siuke taustalugu ei ole sugugi juhuslik ja mis siis, kui ka meie selline sünniaeg ei ole väga-väga juhuslik. Noh, sest vaata, kui palju on tegelikult ka mingeid lapsi, kes sünnivad hoopis muul ajal, on ju, või siis ka nagu mingisugused võib-olla ala esile kutsutud sünnitused, mis venivad ka ikkagi pikemaks, on ju. Et aga et mis siis, kui meie sünniaeg ei ole nii väga juhuslik. Ja ma seda ei räägiks täna üldse niimoodi, ma arvan, ma poleks kunagi hakanud human designi nii palju jagama, kui ma kõigepealt poleks näinud, et see peab minu puhul paika, kui ma poleks näinud, et see peab paika minu lapse puhul. Ja täna on ju sellest hetkest juba möödas 11 aastat ja tegelikult ma olen, noh, 2019 kuidagi hästi loomulikult jõudis see asi sinnamaale, et ma hakkasin seda rohkem jagama. Ja 2015-2019 vahepeal ma ikka väga palju testisin seda tuttavate peal ja ma tahtsin aru saada, et okei, ja ma sain aru, et minu puhul peab paika. Ma saan aru, et mu lapse puhul peab paika. Aga teised inimesed, et noh, et kui valiidne selline asi üldse on.
ja täna tegelikult me räägime ikkagi nagu tuhandetest inimestest juba, et kui sa küsid, et kust ja kuidas, et aga mis siis, kui meie sünniaeg ei ole nii juhuslik ja mis siis, kui mingisugused kvaliteedid, omadused ja mingisuguse eripära me tegelikult teatud mõttes võtame endaga juba siia ellu kaasa. Noh, ja siis on vaata see isiksuse kujunemise pool, on ju, kõik see siuke kogemuslik värk, kõik see, millega me meie päritolu peres kokku puutume ja noh, siis kõik need sotsiaalsed normid ja kõik muu, on ju. Kui sa nüüd esimest korda selle avastasid, said teada, et sa oled generaator, mis sind natukene pahandas, siis mis oli esimene juhus, kus sa päriselt nägid, et see peab paika või mis lõplikult selle sinu jaoks kinnitas? See on hea küsimus, ma arvan, et sinna läks aega. Noh, et mingid asjad kõlasid mu puhul hästi õigesti. Ja mind hästi kõnetas minu profiil, mis on 3-5 ja see siuke kõik katse-eksitusmeetodil ja see hästi kõnetas mind, ma lihtsalt olin nagu väga lootnud, et äkki ma saan seda muuta. Et noh, et kui siuke kõik tuleb omal nahal läbi teha ja kõik seega siuke kogemuslik tarkus, mida teistega jagada, et noh, ikkagi tuleb enda isiklikust kogemusest. Et see profiili pool, aga ma hakkasin hästi palju katsetama selle human designi vundamendi poolega, mis on siuke strateegia autoriteet, on ju, et seesama põhimõte, et kuidas sinu sisemine kompass sinuga suhtleb ja kuidas seda usaldada, kuulata. Ja mina hakkasin seda praktiseerima või seda kuidagi ellu rakendama, valides arbuuse. Mida see tähendab? Kuidas sa arbuusi valid? Vaatan, et ei ole liiga pehme või liiga kõva ja et ei ole liiga suur, sest muidu ta läheb äkki külmkapis vanaks. On ju? Ja siis on nagu need mingid inimesed, kes räägivad sellest arbuuside koputamisest. Ja mina pole mitte kunagi aru saanud, et kuidas see arbuuside koputamine käib, on ju. Aga ma hakkasin hästi palju testima sellega, et aga mis siis saab, kui ma valin selle, mis mulle esimesena silma jääb. Ja ma hakkasin seda päriselt rakendama toidupoes. Et noh, minu loogika oli see, et kui ma saan aru, et ma saan kuidagi usaldada enda sellist sisetunnet hästi väikestes, hästi lihtsates asjades, siis võib seda laiendada ülekanda ka suurematesse otsustesse. Ehk siis kusagil seal arbuuse valides ja restoranis toitu tellides, noh, et mis on siuke esimene asi, mis mulle menüüst silma jääb, mis kuidagi kõlab mulle nagu erutavalt, sütitavalt, et nagu mis siis saab, kui ma päriselt valingi selle. Ja siis sealt hakkas hargnema see teekond. Ja siis otse loomulikult tulid need sügavamad kihid, kõik, ütleme siis nii, et see selline energiatüübi pool on hästi selline ühest küljest vundament, teisest küljest selline kõige pinnapealsem tasand. Et mind täna ennast hästi palju kõnetab see selline I Chingi pool, mis on siis jälle siuke vana õpetus sellest muutuste raamat, kuidas siis nagu asjad loomulikult looduses, kuidas üks asi läheb üle teiseks, on ju, ja milline on siis see looduse loometsükkel. Et I Chingi pool, need arhetüübid seal, need väga kõnetasid mind, et tegelikult enne seda oli mind juba väga kõnetanud selline Jungile omane arhetüüpne lähenemine. Ja läbi nende arhetüüpide ma kuidagi tekkis hästi palju mõistmist, äratundmist, et oota, jaa, et ma saan aru, et ma käin siin nii valguse kui ka varju poole peal. Et aga ikkagi ma ütleks, et see arbuuside valimine. Kuidas siis sellest esmasest arbuuside valimisest jõuda selleni, et suuremates eluotsustes ma tunnen, mis on õige ja mis on vale? Ma ütlen, et täna see käib kuidagi hästi loomulikult, aga katse-eksitusmeetodil. et see on huvitav. Arbuusidele hakkas järgnema see, et ma arvan, ma hakkasin jälgima ennast. Ma tean, et see arbuuside periood oli päris pikk. Ja ma tean, et ma paljudes kohtades ikkagi, et see on siuke lihtne põhimõte, et kui sa oled ristmikul ja siis on nagu need mitu haru, on ju. Ja siis üks on see haru, millega sa oled harjunud või mis on kuidagi siuke mõistuspäraselt õige. Ja väga tihti see haru ei ole mitte see haru, mis tekitab su sellist elevust. Ja ma hakkasin mingites kohtades valima seda elevuse teed. Et okei, mul ei ole mingit ootust, aga ma tahan näha, mis saab. Ja need olid nagu päriselt sellised väiksemad
väiksemad nii-öelda näiliselt ebaolulised valikud. Ja siis ma hakkasin nagu nägema, et oota, aga need teekonnad viivad hoopis parematesse kohtadesse, kui see, kuhu ma suudan ennast mõistuse sükse nagu peabiga suruda. Ja ma hakkasin hästi teadlikult jälgima ka seda, et okei, et aga kui ma valin mõistuspäraselt, tundub kõige õigem, tundub loogiline, tundub, et teiste puhul toimib, kas see toimib ka minu puhul? Või siis, kui ma ka jõuan sinna, kas see tegelikult pakub mulle seda rahulolu ja naudingut, mida ma päriselt otsin. Et minu jaoks kõigega, mida ma kuidagi nagu teen ja jagan, et seal ei ole olnud seda, et ma nagu kuidagi eesmärk on paigas, on ju, et avastan human designi ja siis ma nagu tahaks minna kõigile sellest rääkida või tahaks kuidagi sellest mingisuguse enda töö teha. Et see kuidagi hästi loomulikult juhtus. Ja juhtus just selle mõttega, et mul tekkis tunne, et päris paljudel inimestele, päris palju probleemid, millega nad põrkuvad, on tegelikult seotud sellega, et nad lähevad iseendaga vastuollu. Ja kui sa oled nagu iseendaga sisemises konfliktis, siis nagu ega sul väga ei ole võimalik vältida välist, on ju. Mis sa arvad, kuidas tänaseks human design sinu elu muutnud on või kus sa oleksid täna, kui seda ei oleks veel tulnud? Oi, see on nii hea küsimus. See on päriselt hea küsimus, ma ei ole mõelnud, et kus ma võiksin olla täna. Ma arvan, ma oleks mingi muu tee leidnud. Kui see oleks olnud human design, siis tõenäoliselt oleks see ilmselt olnud mingisugune muu tee või lähenemine. Et mind on tegelikult väga isiklikel põhjustel küllaltki vist juba teismeast saatnud see selline vajadus saada aru endast ja sellest, kuidas maailm toimib ja kuidagi leida nagu mingisugune viis, et sellist ma olin vaata hästi teistsugune teismeline. Mille poolest? Ma kasvasin üles vanaema vanaisaga, ehk siis ma kasvasin üles väikses kohas ja ma ei püsinud väga lasteaias. Ja koolis ma ei sobitunud, ma olin siuke parajalt kiusatud ja hästi ebapopulaarne. Ja see põhjustas mulle päris palju kannatusi. Ja ma tundsin, et mind ei mõisteta, ehk siis ma olin ikka päris kehvas kohas iseendaga. Ja inimesed, kes püüdsid mind aidata, ei saanud kuidagi päriselt pihta sellele, kuidas mind aidata. Ja siis ma olin sellisest hästi võib-olla, ma ei tahaks kasutada siin neid igasuguseid diagnoose, on ju, aga ma olin ikka nagu päris kehvas kohas iseendaga. Ja siis tuli mu selline mässumeelne faas, aga mul on olnud sealt maalt selline vajadus aru saada, tollal ma sõnastasin seda niimoodi, et aru saada, mis mul viga on. Et mul oli tollal väga tugev tunne, see on tegelikult ka see, mis saatis mind peale kooli lõpetamist siis psühholoogiat õppima, on ju. Mitte see, et tahaks kunagi inimestega tööle hakata, vaid mul oli vaja ennast korda teha. Et ma tundsin, et kui ma kuidagi moodi teen ennast korda, et siis mul on võimalik kuidagi nagu inimestega hästi suhestuda, on ju, ja siis kui ma kuidagi sobitun, olen nagu teised, mis mul viga on? Teeme kindlaks, mis mul viga on ja teeme korda, on ju. Ja nagu sa saad aru, siis see teekond ei läinud nagu mitte sedapidi korda tegemise poole pealt, on ju, vaid viis mind igale poole mujale. Ehk siis ma arvan, et siis oleks olnud midagi muud või oleks see human design ikkagi, ma ei oska sulle öelda, sest see oli juhuslik. Ma human designi leidsin hästi juhuslikult midagi guugeldades ja ma siiamaani mäleta, mida ma guugeldasin. Et see oli väga-väga juhuslik. Aga kuidas see mu elu muutnud on, see on hästi palju muutnud minu minapilti. See on aidanud mul hästi palju teha tööd alateadlike lugudega. Ja teadupärast vaata see, mida me enda kohta arvame, on ju, siis väga paljuski ega me seda ületada ei saa. Me kordame kogu aeg väliselt seda sama lugu, mida me räägime iseendale, enda ja maailma kohta. Et see on väga palju muutnud minu minapilti. See on väga palju muutnud minu lähenemist sellele, mida ma vanasti pidasin, et mul on midagi viga. Et kuidagi nagu, et defekt on muutunud eripäraks. See on õpetanud mind väga palju rohkem aktsepteerima ennast, aktsepteerima mu last. Nüüd seeläbi, et ma olen õppinud palju rohkem aktsepteerima iseennast, olen ma päris kindlasti muutunud palju aktsepteerivamaks ka kõigi teiste inimeste suhtes ja ei taha neid normeerida, ei taha neid korda teha, on ju.
No otse loomulikult ei olnud mul õrna aimugi, et mu viimased mingisugused 5 aastat mööduvad valdavalt kuidagi human designi jagades, mingisuguseid koolitusi, konsultatsioone tehes, et ikka väga palju on muutnud, aga ma ütleks, et küsimus ei ole mitte niivõrd tööalases väljundis, vaid ikkagi selles sisemises muutuses. Et ma ütleks, et ma olen täna palju rohkem mina ise kui kunagi varem ja ma tunnen ennast palju paremini ja ma olen jõudnud sellesse kohta, kus ma saan aru, et kui ma vanasti vaata hästi sidusin sellise rahulolu mingite väliste asjadega, et kui mul on see või et kui ma elan niimoodi, siis sellega kaasneb rahulolu. Siis täna ma saan aru, et tegelikult kui ma teen seda, mida ma armastan ja armastan seda, mida ma teen, siis ei ole niivõrd oluline, mida ma teen. Et küsimus ei ole vaata selles välises, vaid selles sügavamas kohas, kust ma selle valiku teen ja miks ma selle valiku teen. Kui tihti ja kas sa oled üldse näinud seda, et kui inimene alustabki human designiga, saab enda selle energiatüübi, et see ei pea paika? Või kas sa arvad, et see pigem on see, et inimene ei taha seda aktsepteerida, nagu sul endal võib-olla alguses oli? Ma arvan, et esiteks ma arvan, et on väga eluterve, kui tekib siuke sisemine segadus alguses. Et ma ise väga pooldan seda, et ära pimesi usu mitte midagi, on ju. Et tasuks säilitada see siuke eluterve skeptilisus. Aga eluterve skeptilisuse kõrval on hea, kui sul on ka vaata selline avatus. Et okei, et aga mis siis, kui seal on midagi minu jaoks? Et nii ja naa on päris palju inimesi, kellel on alguses täpselt see tunne, et okei, et miski sellest kõlab mulle tuttavalt, aga ma ei tunne ennast nagu 100% selles ära. Ja tegelikult ma ütleksin, et päris 100% ennast selles ära tunda võib-olla ei olegi võimalik, sellepärast et suurt osa meist ei ole kasvatatud iseendaks. Et meile ikkagi ei ole üldjoontes loodud sellist toetavat, avatud keskkonda, kus me saaksime iseendaks kujuneda. Ja meid on ikkagi üldjoontes ju väikesest peale kasvatatud, eriti koolis, nii-öelda normeeritud. Ja milline sa pead olema. Ja igasugused need käitumisreeglid, normid on ju, ja siis see sama, et meid on võrreldud ja hinnatud ja me oleme ära õppinud, kuidas me peame käituma, mida me peame tegema, millised me peame olema, selleks, et siis pälvida kiitust või vältida karistust. Et lisaks sellele, meile ju igal sammul vaata öeldakse ka, et mida sa pead tegema selleks, et olla edukas ja mis defineerib edu ja nii edasi, nii edasi, nii edasi, on ju. Et on päris palju inimesi, keda miski kõnetab ja ega tõenäoliselt need inimesed, keda üldse ei kõneta, väga minuni ei jõuagi. Et ma olen nendega valdavalt kokku puutunud siis, kui on vaata mingisugused meeskonnakoolitused või ettevõtete mingisugused sellised koolitused, sündmused olnud. Ja ma ei ole üldse vaata selline tõekuulutaja, et ei ole see, et tead, nüüd on nagu ainuõige pits nuiaks, teeme selgeks sulle, et see on nagu absoluutne tõde, on ju. Et me oleme erinevad ja on väga erinevaid teid, et ka siuke know thyself, sinna viib mitu erinevat haru, et ma olen nagu lähtunud sellest, et okei, et ma näitan sulle ühte süsteemi, mis saab sind päris palju aidata, kui kõnetab, siis võta see, mis sind kõnetab ja kui ei kõneta, siis nagu lihtsalt vaata üle, liigu edasi. Et aga palju on neid, kes tegelikult selliste sügavamate kihtide varju poole pealt ennast ära tunnevad. Et on päris palju neid inimesi, kes nagu energiatüübi poole pealt ei tunne ennast alguses ära, sest et mina elasin ka nagu manifestor, kui keegi oleks mulle öelnud, et kuule Helena, nagu sa oled manifestor, ma hakkan, et I'm living it nagu, ja täiega surun toore jõuga läbi nagu teen, mis tahan, on ju, ja algatan ja tunnen kogu aeg, et ma pean minema, algatama ja tegema. Et neid inimesi on päris palju, kes kohe alguses ei tunne ennast ära, aga üldjoontes minuni jõuavad need, kellel on nagu kusagilt see mingisugune seeme idanema jäänud. Ja ma olen täheldanud, et päris palju on neid, kes kõigepealt kuulevad, midagi loevad ja siis on see tunne, et oota, see ei kõneta mind ja siis nagu mingi aeg hiljem jõuavad ringiga uuesti tagasi. Usud sa, et see võib ohtlik ka olla, et inimene loeb, näeb, et ma ei olegi manifestor ja siis ta mõtlebki, et nüüd ma ei saa midagi algatada, see ei ole minu jaoks, blablabla. O jaa, et no vaata,
me saame tegelikult, see on nüüd seesama trikk igasuguste arhetüüpide ja süsteemidega, et me saame tegelikult ju kõike seda väga oskuslikult kasutada ka vabandusena, kui me tahame. Noh, ma võiks sulle ju ka näiteks öelda, et oota, ma olen introvert, vaata, ma ei saanud teha seda, toda kolmat, on ju. Ja samamoodi me võiks ju mis tahes süsteemi võtta ja siis luua sealt endale mingisugune vabandus või põhjendus. Ja minul oli alguses ka ikkagi seesama error, noh hea, et sa vaata just selle manifestori värgi sisse tõid, et mul oligi error, et okei, see on nagu tore, mida te räägite, aga et kui mina nüüd ei algata, kuidas siis üldse midagi tehtud saab? Ja selles mõttes, noh, mul mingi laps ja arved vaja maksta ja värki on ju, et ma ei ole nagu mingisugune hipi kuskil saare peal, eks ju, et vaatame, mida siis elu toob, on ju. Et ma hakkasin jälgima. Ma ütlengi, et noh, mina ei teinud vaata seda, et ma nüüd nagu lihtsalt põletame kõik maha ja siis nagu pimesi lähen, usun midagi, et noh, sellepärast tulidki arbuusid enne, kui tulid muud asjad. Aga täna ma ütlen ja tegelikult ma tolles hetkes juba, kui ma kerisin oma elu vaata hästi teadlikult läbi, siis ma hakkasin nägema, et kõige paremad võimalused tegelikult jõudsid ise minuni. Et noh, kui me korra toome selle tausta sisse, on ju, siis generaatorite puhul on see, et oota, et vastata, on ju. Ja kui ma tolles hetkes nagu natuke nagu mängisin läbi, on ju, et okei, aga et nagu kõige paremad mingid tööalased võimalused, kõige ägedamad mingid suhted, suhtlused, ettepanekud, et kas ma olin ise läinud ja surunud läbi või olid need pigem kuidagi tulnud ise minuni. Ja siis ma hakkasin nägema seost. Ja siis ma tegin endaga sellist hästi lihtsat väljakutset. Okei, aga mis siis saab, kui ma näiteks terve päev ise mitte kellelegi ei helista või kui ma näiteks nagu nädal aega ei algata midagi. No vaata, et üksid nagu lihtsad asjad. Ja siis ma hakkasin nägema, et oota, aga tuleb välja, et kui ma näiteks tahaksin sulle täna helistada, on ju, kui ma täna sulle helista, siis võib juhtuda niimoodi, et sa helistad mulle homme. Päris huvitav, on ju. Aga nüüd, et kui sina helistad mulle homme ja kuidagi nagu teeb mulle mingi ettepaneku, see on minu jaoks väga palju mugavam kui see, et ma helistaksin sulle ise täna ja teeksin sulle selle ettepaneku. Et ma hakkasin katsetama. Kui hästi seda on nüüd näha, kui sa inimestega kohtud või räägid, et kas sa enne nende sünnikuupäeva ja asjade vaatamist suudad juba ära hinnata, et mis inimestega tegu võiks olla või milline tema pilt välja näeb? Üks ühele ja suures seltskonnas mitte nii väga. Et osade inimeste puhul mingitest asjadest saab küllaltki kohe aru ja teine selline huvitav lugu on ka see, et millegipärast arvatakse, et nii kui ma kellegiga kokku saan, siis siuke esimene asi on see, et ma kohe mingi küsin seda sünnikellaaega ja siis kohe tuleb mingi kaart, on ju. Et tegelikult, kuna ma olen vaata tööalaselt nii palju näinud, siis ega ma isiklikus elus või noh, et kui keegi ei ole klient, siis ega ma ei küsi kuupäeva ega kellaaega ja ma ei tee inimestele niimoodi kaarte. Et pigem kipub olema nii, et kui inimesed saavad teada või kuidagi loovad selle seose, siis nad nagu pigem ise on siuksed, et teada ka nagu noh, vaata, ma olen see või too või noh, et mul kuupäeva kellaaeg on see, et viska korra pilk peale, on ju. Aga jaa, mingitest asjadest saab aru ja hästi tihti saab aru potentsiaalsest energiatüübist siis, kui päriselt kuulata, mida inimene räägib. Et vaata samamoodi nagu kõik need alateadlikud lood ja seosed tulevad nähtavale, kui päriselt kuulata, mida teine räägib. Ja hästi tihti, noh, need generaatorid, manifesteerivad generaatorid räägivad väga palju rahulolematusest. Ja sealt nagu, noh, joonistub see hullult hästi välja. Noh, näiteks projektorite puhul saab tegelikult hästi aru, kui jutust kumab läbi ka seesama selline et mind ei märgata, ei hinnata, ei tunnustata. Et tegelikult saab küll aru ja ma ütleks, et mitte niivõrd ainult energiatüübist, vaid pigem just nendest sügavamatest kihtidest. Kui keegi nüüd vaatab enda human designi, näeb, et ta peaks näiteks manifestor olema, aga päris elus midagi nagu ei õnnestu või ei tule välja, siis kuidas sealt edasi minna? No kui keegi on nüüd manifestor ja tal päriselt elus midagi ei õnnestu, siis ma ütleksin, et tasub korra vaadata ausalt otsa sellele, et kas sa nüüd nagu päriselt ka teed seda, mida sa tahad. Et kui palju sa tegelikult lubad endale üldse algatada seda, mida sa algatada tahad. Et manifestoritega on siuke klassikaline värk, et kuna neid on piisavalt palju karistatud selle eest, et nad on teinud seda, mida nad tahavad,
no sest nad ei ole öelnud, mida nad tegema hakkavad, ette hoiatanud inimesi ja siis ongi hästi palju vastupanu, hästi palju konflikte, siis tihtipeale manifestorite puhul tundubki, et ainus viis, kuidas ma saan säilitada harmooniat, on see, et ma hoian tagasi ennast. Et ma soovitaks alustada sellest ausast kohast, et okei, et aga mis mu elus praegu toimub? Ja tegelikult seda ma soovitaks teha kõigil, isegi siis, kui human designi kõneta, on ju. Et mis mu elus praegu toimub ja kus ma teen midagi enda jaoks ebaloomulikku. Et kus ma teen midagi, mida mulle on öeldud, et kõik teevad või peaks tegema, on ju. Või kus ma teen midagi teiste pärast või selleks, et noh, siis 3 punkti, on ju. Ja ma manifestorile soovitaksin seda, et aga tee korra proovi. Mis siis saab, kui oletame, et sa tahad, ma ei tea, oletame, et sa oled täiskasvanud manifestor ja sa tahad homme minna üksi metsa. Et mis siis saab, kui sa täna ütled näiteks oma perele, et ma tahan homme minna, ma lähen homme üksi metsa ja siis sa teed seda. Et mida sa tunned, noh, kuidas teised reageerivad, et just nimelt proovida. Et üks asi on, vaata, meil on nii palju praegu seda teoreetilist infot, aga võta korra proovi. Et proovi teha niimoodi, et sa ütled kellelegi ette, mida sa hakkad tegema ja siis lähed ja teed ka seda. Ja ma kogu aeg soovitan seda, et ei tasu nagu kohe mingid selliseid apokalüptilisi asju korraldama hakata, et väiksed asjad. Noh, arbuusid, metsa minek. Kui ma saan nüüd enda esialgse info teada, hakkan human designi rohkem enda elus rakendama, siis kuidas ma üldse või kuidas minu igapäeva peaks mõjutama või milliste otsustega ma peaks selle peale mõtlema? No selles mõttes, et sa elad eeldatavasti jätkad inimeste keskel elamist, eeldatavasti jätkad sa ka ühiskonnas aktiivselt osalemist. Sa hakkad tegema otsuseid pinnapealselt, tõenäoliselt kõik tundub justkui nagu sama. Samas jällegi, kes teab, noh võimalik, et kui sa nagu jõuad rohkem tagasi koju iseenda juurde, sa hakkad aru saama, et väga paljusid asju teed sa võib-olla teiste pärast, mitte enda pärast. Et ennekõike toimub selline sisemine muutus, see miks sa midagi teed ja miks sa midagi valid. Et noh, minu jaoks ka kuidagi see selline väline on noh, ju sisuliselt teisejärguline, on ju. Et muutub ennekõike see, noh, kuidas sa näed ennast. Ma ütleks, et human design lahendab hästi palju konflikte. Alustuseks sisemisi konflikte, noh ja seda on võimalik väga tulemuslikult kasutada tegelikult ka suhetes ja töös. Aga kõik algab, noh nagu ikka me kõik teame, et algab iseendast, see sama klišee, eks ju. Et parimal juhul laheneb ära konflikt selle vahel, või tekib arusaamine, kust tuleb üldse see konflikt. Et miks ma ei ole okei sellega, milline ma olen. Et miks ma tunnen, et ma peaksin olema teistsugune ja mis siis, kui on nagu mingisuguseid asju, mida ma ei pea enda juures muutma või korda tegema, vaid mul on vaja neid aktsepteerida ja õppida nendega, mitte nagu tead lihtsalt elama, on ju. Noh, et mul ongi nagu mingisugune midagi on nihu, on ju, siis ma pean lihtsalt kuidagi sellega leppima, vaid et kuidas tegelikult sealt leida see potentsiaal ja erilisus. Et parimal juhul muutub minapilt, muutuvad või noh, lahenevad sisemised konfliktid, et ei ole enam seda, et kuidagi ma tunnen, et ma pean olema teistsugune või ma räägin mingit lugu, et ma pean olema teistsugune, ma pean mingit osa endast kas siis alla suruma või siis kuidagi kompenseerima selleks, et olla see. Ja see siis juba omakorda muudab päris palju, kuidas sa maailma näed, kuidas sa teisi näed, milliseid otsuseid sa teed ja langetad. Ja ma ütleks, et tänapäeva eriti sellises väga mürarohkes maailmas on selline individuaalne, noh esiteks mõtlemise, aga ka eristamise võime ülioluline. Et noh, ma usun, et sa oled ka nii väga palju kuulnud seda, et usalda oma sisetunnet, on ju. Ja siis on selline, et oota, aga kuidas ma aru saan, et mis asi see minu sisetunne on. Noh, et on nagu hea öelda klišee tasandil, on ju, et ära usalda, mida teised sulle räägivad, kuula rohkem ennast. Ja me oleme seda nii palju kuulnud, aga meid ei ole õpetatud seda tegema. Ja kui nüüd human designi hakata praktiliselt kuidagi testima väikestes kohtades, siis on väga võimalik, et sa leiad sealt selle koha, kus sa õpid jälle ise ennast usaldama otsustes. Ja kõigepealt väikestes otsustes ja valikutes
ja tegelikult ju meie elu ju hargnebki lahti nendest väikestest, teinekord täiesti ebaolulisena näivatest otsustest ja valikutest. Et võtta jälle, meil on räägitud selline lugu, on ju, et nagu mingid valikud elus on olulised. Noh, et kelleks sa õpid, kuhu sa tööle lähed, kellega sa abiellud. Aga samas, me tegelikult nende need väikesed valikud, on ju, et kasutan võib-olla mingit hästi lihtsat näidet, on ju, et oletame, et sõidad kogu aeg tööle üht kaudu ja siis ühe korra otsustab mingi sisetunde najalt, et läheks teist kaudu. Ja siis lähed teist kaudu ja ma ei tea, paak saab tühjaks, lähed ootamatult bensukasse ja seal bensukas saadki tuttavaks oma tulevase elukaaslasega. Ehk siis, siuke väike jada väikeseid ebaolulisi valikuid võib tegelikult viia väga olulisele ristmikule. Ja need on nagu need kohad, kus me tihti ei usalda ennast. Sellepärast, et meid on kõiki õpetatud tegema mingite normide järgi, tead, et on õiged valikud, valed valikud ja siis me hullult kardame teha otsuseid, sellepärast me kardame eksida, sest me oleme kõik koolis kunagi saanud eksimuste eest, ma ei tea, vigade parandus ja järelvastamine ja ei ole hea, on ju. Et tulla tagasi kohta, kus sa saad jälle usaldada ennast otsuste valikute tegemisel. Ja kui sa jõuad sellesse kohta, kus sa usaldad ennast üle kõige otsuste ja valikute langetamisel, siis vahet ei ole, mida teised inimesed räägivad, et ka selliseid autoriteetseid väliseid inimesi on siis võimalik kasutada kui infoallikat, aga otsust teha ikkagi lähtudes endast. Et oletame, et mul on võib-olla mingi meditsiiniline teema, on ju, siis ma käin erinevate arstide juures, nemad ütlevad mulle, mida siis nemad teeksid või mis oleks soovituslik selles vallas, aga siis ma saan teha lähtudes endast selle otsuse valiku, et millise arsti juurde ma lähen, on ju, või millist raviplaani ma jälgin. Aga siis see otsus tuleb minu enda seest, mitte et ma annan selle vastutuse ära kellelegi teisele. Ja siis kui sa hakkad enda suhtes ausaid valikuid tegema, siis sul on võimalik hakata looma seda harukordset eluteekonda, on ju, mitte lihtsalt kopeerima kellegi teise edulugu. Kui on elus palju inimesi, kes niimoodi nõuandeid annavad, siis kuidas sa lõpuks otsust tehes tead, et see on just minu otsus, mitte et keegi ei ole siin mõjutanud? Võt sellest ma räägingi. Sellepärast see ongi see, kus me täna oleme ja täna kogu selle sotsiaalmeedia värgiga tegelikult, see on hästi oluline küsimus. Et keda ma siis nagu usaldan, on ju. Ja paradoks on selles, et meid tegelikult on ju, kui sa tuletad ka meelde, on ju, siis lapsepõlves ju sulle ka räägiti, et kuule õpetajat, on ju. Ja siis meile on kõigile öeldud, millised on need autoriteetsed inimesed, keda tasub usaldada. Täna me vaatame ju ikkagi mingite valdkonna spetsialistide poole. Ja vaata, kui huvitav, et täna tegelikult väga palju kuritarvitatakse seda juba. Et näiteks sotsiaalmeedias on meil võimalik leida keegi, kes lihtsalt tõmbab selga valge kitli, on ju, lisab sinna juurde nagu mingi sõna arst ja siis kõik teised inimesed pimesi kuulavad teda, sest et meil on loodud seos, et arsti võib alati usaldada mingite valikute tegemisel. Ja me väga tihti teeme, ma usun, et ka sina oled kunagi teinud mingisuguse otsuse või valiku, et enda sees oli teine tunne, aga siis keegi, sinu jaoks autoriteetne inimene, on siis ema või õpetaja või mõni muu eeskuju, ütles sulle, et tegelikult tuleks talitada teisiti. Ja tõenäoliselt on sul ka neid olukordi, kus sa oled hiljem mõelnud, et pekki küll, aga miks ma ei teinud nii, nagu ma ise tahtsin teha. Mis siis, kui sellist sisetunnet ei olegi, vaid kõik on ainult ratsionaalne ja sa mõtled erinevaid plusse ja miinuseid ja nagu mis siis saab? Kuidas seda tekitada? Meid on õpetatud kõike hästi ratsionaalselt tegema. Ehk siis see ei ole, me oleme eemaldunud sellest enda kuulamisest ja vaata hästi palju tegelikult ju räägitakse, et kui kuulata ka näiteks selliseid inimesi, kes võib-olla tegelevad mingi ekstreemspordiga või vaata viibivad mingites ekstreemsetes oludes, neil on siuke hästi hea treening on ja nad on hästi analüütilised, aga nad kogu aeg rõhutavad seda mingit sisetunde või siis seda nagu aistingu poolt on ju. Ja samamoodi tegelikult meie ajul on ka 2 poolkera põhjusega, et ei ole ainult see loogiline, ratsionaalne pool, aga meid on õpetatud tegema hästi loogilisi, hästi ratsionaalseid otsuseid ja üks asi, mille ma tahaks siin nagu kõlama jätta, on see, et me ratsionaalseid ja loogilisi otsuseid teeme ainult selle info põhjal, mida me teame ja mida me oleme õppinud. Ja minu jaoks eos on väär juba see, et arvata, et ma tean kõiki asjaolusid ja kõiki võimalikkuseid.
et ma olen endale hästi palju meelde tuletanud seda, et ma ei tea seda, mida ma ei tea. Ja minu meelest see ongi nüüd see selline ohtlik koht, kus me kogu aeg teeme olemasoleva info pealt samalaadseid otsuseid, see on see, kus me käime ringiratast. Et kus meil teatud mõttes me ei näe seda ust, mis viib välja sellest korduvast spiraalist. Ja see lisauks kuhugi sinna, mida sa võib-olla muidu ei pidanud võimalikuks, tekib valdavalt siis, kui hakata otsuste langetamisel ja ma tahan täiega rõhutada, et ma ei ütle, et siin peaks päriselt minema nagu teise äärmusesse, on ju, et hüvasti loogika ja hakkan kohe lammutama lõhkuma, on ju, aga et ma hakkan märkama, mida minu keha ka mulle ütleb, kui ma mingisugust infot läbi töötan või kui ma millegi üle analüüsin või kui ma mingisugusel elulisel ristmikul olen. Aga me teame mõistuse tasandil ainult seda, mida me teame ja me väga paljuski langetame täna otsuseid ja valikuid lähtudes sellest, kuidas meid on õpetatud seda tegema. Mis tähendab ka seda, et me seal teeme samalaadseid asju ja käime kogu aeg sama ringiratast. Et me jõuame jälle arbuusideni tagasi, et hakkame vaikselt katsetama ja jõuame suuremate asjadeni. Jaa, sest mina olen kogu aeg kuidagi ka human designi võtmes rääkinud, et mina ei ole seda kunagi kuidagi edendanud ka sellise elufilosoofia või ainsa õige õpetusena, et ma olen tihti öelnud, et see ongi praktiline tööriist, mis võib aidata sul ennast, ja siis ka oma lähedasi paremini tundma õppida ja kust sul võib olla, ma olen tegelikult ise ka hästi palju lisanud sinna just seda praktilist mõõdet, et kust sul võib olla selliseid väikeseid nippe ja nõkse, mida sa saad võtta ja rakendada enda ellu ja testida, kas see peab sinu puhul paika, kui peab, jäta, kui ei pea, tõsta kõrvale. Et see avatus. Ja mulle tundub, et täna eriti just nimelt maailmas, kus sisuliselt nii kui me sotsiaalmeedia lahti võtame, on ju, siis me ju kohe näeme väga paljusid inimesi, kes ütlevad, et kuule, et ma ei tea, tule minu boksi, ma tean täpselt, kuidas elamine käib, on ju. Või et tule, käi minu rada ja see rada viib sind 100% kindlalt kuhugi väga ilusasse, heasse, edukasse kohta. Ja ma usun, et paljud meist on ka proovinud seda juba. Et võtnud mingisuguse sellise one size fits all mudeli või lähenemise ja püüdnud siis ennast sellesse suruda või seda enda elule peale suruda ja me ei ole jõudnud sellesse tõotatud maale, kuhu see peaks välja viima. Et kui seda juba piisavalt palju teha ja saada aru, et okei, aga et kui mina ei suuda elus edeneda või kuidagi need asjad, mis peaksid mulle tooma justkui selle õnne, rõõmu või rahulolu, et kui see minu puhul ei toimi, siis mis siis, kui asi ei ole selles, et mul on midagi viga, vaid mis siis, kui see mudel või see tee ei sobi mulle. Et mis siis, kui selle asemel, et ennast veel jõulisemalt kuhugi suruda, ma võiks hakata ennast tundma õppima ja proovida teha mingeid asju teist, leiutada. Elena, see kõik on väga põnev olnud ja nüüd viimase küsimusena ma küsiksin, et kui sa peaksid meie vaatajatele 2026. aastaks ühe soovituse kaasa andma, siis mida sa soovitaksid neil elus pihta hakata, kuidas jõuda kõige parem eluni? Mine loodusesse. Ja päriselt see on see hästi kummaline soovitus, aga minu selline soovitus oleks see, et eriti 2026 müra on palju ja kogu selles müras on väga raske hoida tähelepanu ja kui me tegelikult ei tea, kuhu läheb tähelepanu, siis me tegelikult ei tea, kuhu me ka oma eluenergia ja kõik muud ressursid viime. Et ma väga-väga soovitaksin eriti praegu kõigil kuulajatel, vaatajatel hakata taaskord praktiseerima seda, et aga mis siis saab, kui sa näiteks igapäevaselt, mitte korra kuus või siis, kui kõik kokku jookseb või siis, kui sa nagu täiesti juba, ma ei tea, mingi ärevus miljonis oled. Aga et mis siis saab, kui sa hakkad näiteks iga päev kas või mingit pooletunnist või tunnist jalutusringi tegema üksi ilma kõrvaklappide, mussi, podcastide, et kui sa võtad iga päev selle mingisuguse tunnikese, astud kõrvale sellest mürast, et mida sa hakkad siis kuulma, mis tundub sulle siis olulisena, et mulle tundub, et eriti just sellel aastal, mis nüüd algab, on väga-väga oluline teadlikult vahepeal kõrvale astuda kogu sellest mürast, melust, möllust ja jõuda nii-öelda tagasi koju iseenda juurde.
ja sinna nii-öelda tagasi koju iseenda juurde me jõuame ikkagi siis, kui me oleme iseendaga üksi. Ja see on erakordselt ebamugav koht, aga ma ütleksin, et see on see, kus sünnib kõige suurem eneseareng, kus sa näed ka kõiki hirme ja ebamugavust ja kus sa kuuled neid mõtteid, mis su peas möllavad ja lärmi teevad, et minu selline soovitus on see, et kui sa päriselt tahad aasta pärast teises kohas olla, siis proovi ja tee seda mitte korra, mitte 2, mitte nädal aega, vaid võtagi endale, kõigile meeldivad need challenge'id, aga võta see eesmärgiks, proovi seda kuu aega teha ja vaata, kuidas see mõjub su mitte ainult füüsilisele tervisele, aga ka vaimsele tervisele. Ja siis võib-olla sinna kõrvale on see, et kui sa ka näed, et su peas toimub igasugust jampsi, et kui sa räägid endale igasuguseid lugusid, mida sa tegelikult elada ei tahaks, siis pane need kirja, tõsta need endast välja ja tee enda sisemaailmasse siuke suur puhastus või? Et aga loodusesse. Suur aitäh sulle! Aitäh sulle ka, sa küsisid mu käest nii ägedaid küsimusi, mida pole kõigi enda aastate jooksul mitte keegi mult veel küsinud. See on minu jaoks väga suur kompliment. Päriselt, sest et aitäh, see oli erakordselt põnev. Nüüd sa küll meelitad mind. Aga suur aitäh ka kõigile Tervisetasku kuulajatele ja ma loodan, et teil oli põnev, te õppisite midagi uut ja kes tahavad kõige uuemat infot, siis vaadake ka meie veebilehte tervisetasku.ee ja kindlasti vaadake ka meie imelise külalise tegevusi. Ja suur aitäh minu poolt ka!